Stefan Sonikin from Estonia. Estonia, Stefan Sonikin! Ei ole siis mul kõige paremad uudised. Ei, ma ütlesin, et sa saad kõndida. Aga nad ütlesid, et näevad ikkagi tooli proovida. Saad katse. Küll naljanumber, Tere hommikust! Täna on meil 5. jaanuar. Kell on 4 hommikul ja hakkame sõitma Alpide poole. Nii et vaatame, kuhu me esimese päevaga jõuame. Ja sihtkohaks on siis esimene Euroopa Cup Prato Nevosos Itaalias. Tere hommikust! Täna siis võistluspäev Prato Nevosos. Eilne treeningpäev möödus täitsa okeilt. Sain oma runni enam tehtud ja nüüd siis vaatame, kuidas tänane päev möödub. Esimene kvalifikatsioonisõit möödus reilidel enam-vähem. Esimese reili tegin väga puhtalt ära. Siis teisele sain enam-vähem ilusti peale. Aga kuna ma triivis natuke paremale, siis jäi hoogu esimesse hüppesse puudu. Ja nagu näha, siis üks uus jäi nukki kinni ja seejärel pidin sõidu katkestama. Teine sõit failisin kohe esimese reilil ja sinna oligi kogu mu sõit läinud. Üritasin lõpuni sõita, aga pigem oli see lihtsalt treeningu jaoks. Kokkuvõttes 32. koht. Täitsa ei saa öelda, et rahule ei saaks jääda, sest tegelikult run, mis mul plaanitud oli üpris tugev ja usun, et kui oleks selle ilusti ära mandanud, siis oleks isegi täitsa suutnud võistelda poodiumi koha eest. Aga see selleks, ees ootas Šveits, täpsemalt Silva Plana, kus asub Corvacci park, kus toimub 2025. aasta MM. Seega otsustasin siin 2 võistluse vahel korra seal ära käia ja üle vaadata, missugune park seal välja näeb. Ja nii, nagu näha, on siin Silva Planas üks Eesti lipp ja täpsemalt on siis siin ühe eestlase hotell, kes ta manageerib seda. Ja sattusime ka selle peale ja ta kutsus meid siia. Nii et vaatame, kuidas see majutus on. Praegu tundub väga mõnus, ilus, ülihea toit on, üli mõnus tuba ja samuti on ka spa ja saunad olemas. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Thank you. Nii, ja siis nüüd on siin jõudnud ilus, kaunis pearoog, milleks on täna siis mingi lambaliha koos mingite juurviljadega. Vaatame, kuidas see maitseb. Aga no ma arvan, et ega siin siiamaani ühtegi kehva rooga ei ole olnud, nii et peaks hea olema. Ka siin Silva Planas täitsa hotelli ees põhimõtteliselt on olemas hokiväljak. Ka mul on seekord jällegist hokivarust igaks juhuks kaasas. Nii et lähme vaatame, kuidas siin see jää on ja äkki saame hokit mängida. People's eyes, see tears that flow like rivers from the sky. Me
väga hea jään. Ma ütleks, et parem kui Aberti jäälis. Temal hea sile jään. Õue näitab -5. Väga idekas. There's disaster in your past, boundaries in your path. What do you desire when lifts you higher? You don't have to be extraordinary, just giving. Korochi parki jõudes avanes mega ilus vaatepilt. Tegu oli ühe parima pargiga, kus ma ajales käinud olen. Aga uskuge või mitte, põhimõtteliselt mitte ühtegi sõitjat, kes ei oleks turist, pargis ei olnud. Seega mul teile klippe näidata väga ei ole. Nii, aga katse 3. Tere hommikust, Karl. Tere. Millega tegeled? Üritan avada vahvlit. Kus ja miks sa oled? Ma olen Milanos. Ja me läheme siit edasi Tali universiaadile, Torinosse. Või õigemini meie läheme Pardonekesse, mis on selle ajalega. Ja minuga on kaasas ka Mattias Trelai, nagu lätlastele meeldis öelda, härra Mattias Trelai. Tere hommikust! Oleme jõudnud siia Torino universiaadile. Täpsemalt meie küla asub Pardonekes. Eile oli ülikiire päev, nii et ma ei tea, vlogi väga ei filminud, aga äkki tulevad mingid klipid vahele. Ja samamoodi oli eile õhtu lavamistseremoonia, nii et peaks siin kohe klipid tulema. Ja nüüd liigume ülesse, kus siis peaks asuma slopirada. Täpselt ei tea, mis meid ees ootab, aga varsti saame teada. You may never know. You may never know. You may never know. You may never know. You shall. Freestyle skier Stefan Sorokin with Pauline Pusa, biathlete at the front, leading out the Estonian team. Nii, Stefu, esimene emotsioon Tali universiaadi esimene päev? Esimene emotsioon, väga huvitavad emotsioonid on tänasest. Park oli huvitav, jälle midagi itaallased kokku meisterdanud. Ma ütleks, treenid mulle täitsa meeldisid, treenid lippasid ja enam-vähem olid okeid. Kikerid võiks veits laiemad olla, aga vaatame, äkki tehtaks homseks laiemaks. Aga no hüpete kohta praegu vähemalt jälle ühtegi head sõna. Okei, ainus asi oli, värvi oli hästi pandud, aga muidu, hüppete käpid on pikad, aga nagu lendad ülimadalalt, et ei ole loomulik. Aga vaatame, kuidas homme on. Praegu läheme alla külla, mõne lähen õppima, Karl läheb puhkama. Kas ise jäid treeningpäevaga rahul muidu või? No reilide osas küll. Kasutasin maksimaalselt ära, mis ma jõudsin, selle tegin ära. Aga hüpetest jõudis ainult 3 kuutesid teha, sest trenni lõppus lõpupool pani mingi tädi laksu ja hüpped olid trenni lõpuni kinni ja öeldi, et ei anta enam lisatrenni aegana. Nojah, kõigil võrdsed tingimused. Kõigil võrdsed tingimused, jah. Nii et vaatame, mis homme tuleb. Aga või, lähme siis. Lähme siis.
ilusat teise treeningpäeva hommikut. Tere ilusat hommikut. Täitsa ilus hommik on jah. Ilm on hea. Esimene ring tehtud ja tundub, et poisid said suht hästi hakkama pargi parandamisega. Et suure hüppe kikkerid on sujuvamad. Nii et on palju töötav päev. Tore. Et vaatame, mis saama. Nice. Mattias Strelai on ka. Mis Mattias Strelai mõtleb? Totti, Leonti. Mattias Strelai mõtleb ainult tee peale. No tere hommikust! No tere hommikust! Mis täna toimub? Täna toimub meil kvalifikatsioon. 3 ringi saime sooja ja siis nüüd läheb sellel imelisel rajal läheb võistlus pihtana. Ja hakkab pihtana. Nii et vaatame, kui paljud ära maanduvad ja kuidas mul läheb. Nii et soojendus on tehtud ja... No ühe ranni sain ära tehtud, jah. Ühe ranni kokku said 3 ranni? Jaa, ühe ranni sain nagu ära tehtud selle ranni, mis mul vaja on. Tavai, loodame, et kvali läheb hästi siis ja vaja lihtsalt ära maanduda ja... No ja lihtsalt ära maanduda, nii lihtne see on. Nii lihtne see on. Stefan Sorokin from Estonia took a silver in the European Youth Olympics in Italy. And happy hunting ground for him. 2 European Cup top 10s coming into this and get off the rails very good. Got good speed coming into this first kicker. His left side 5 as well. Second air coming just checks the speed slightly. Then another right side 5 to finish. Very good work off the rails. Very good rail skier. Final day, baby! Hey, Yo! Kõva hype, Magic üli kõva, no. See on nii hype lihtsalt. All French podium at the moment. In third, there's only one man that can change that, and that is yesterday's winner of the qualification, Stefan Sorokin. He went absolutely massive yesterday, and he won the qualification with a score of 87.75. I mean, Pickaway's already beaten that, but what are we going to see here? We're going to see a high level degree of difficulty. Didn't quite land as deep as Pickaway. That's for sure on that opening run, and let's see, well, the opening air. And not bad at all from Sorokin. Some good work in the air and the rails as well. But at the moment, Pickaway's leading. And how will this compare to second, 84.75. It's not a French podium anymore. Sorokin sits in between Boyton and Pickaway. Gouchon down. Representing Estonia. Seconda posizione, medaglia d'argento per l'Estonia, Stefan Sorokin! Palju õnne siis kõigepealt minu poolt ka, et hõbemedal, järjekordne. Ma tänan jah, ei noh, teine koht, ei ole rahul. Aga no medal on medal ja nüüd tuleb kohustuslik osa, meedia osa ja siis dopinguproov. Saab jälle purki pissida.
Õnneks on Red Bull kaasas, nii et see peaks üpris kiiresti tulema. Perché avete messo così tanto? Perché gli ha fatto delle interviste sopra. Nii, aga dopinguproovsi tehtud tänu Red Bullile ülikiiresti on, kuna see käib mul ülikiiresti organismist läbi on. Nii et tänu Red Bullile sponsorluse eest või koostöö eest on. Aga põhimõtteliselt tund aega võttis aega, et üldse siia jõuda mäe pealt, kuna itaallased muidugi ei tea, kuidas siia tulla on. Küsid meilt veel, et kas me saame siit alla suusatada või ei saa. Tuli välja, et ei saa on. Meie teadsime on. Nii, aga siis läksime sinna ruumi, täitsin kiiresti paberid ära. Põhimõtteliselt kusesin palju 80 milli sain täis on. Ja see oli 10 milli veel vajana. Ja ma lihtsalt seisin seal, ootasin. Ja lõpuks, ma ei tea, 5 minutit seisin on ja siis tuli ära. Nii et loodame, et tuleb negatiivne proov. Kuna, miks ta ei peaks? See on küll hea asi, mida öelda. Loodan, et tuleb negatiivne proov. Loodame küll. Mina ei tea, kes mis siin... Kas see on põhjuseid, miks see peaks tulema? Kunagi ei tea, kelle higine selg seal enne benchpressil käinud on. Kunagi ei tea, kelle higi see söönd oled. Söönd vist ei ole, aga tegelikult ei tea. Ei, mulle meeldib, poiss on äksi täis, nagu näha juttaks praegu nii kiiresti. Lähe on, et läheb terve rella. Oota, uus... Estonia, Stefan Sorokin! Dove sono qui ante nos, in fuere. Dove sono qui ante nos. Määrime suuski või mis määrime? Ei tea, Krista suuski tavaliselt kanti ei teritata, aga härral on erisoov. Palun teritage mu kantina. Ja spikerid on jääs. Täidame erisoovina. So good. Both of his runs would have won Plato Nervoso last time out qualification. So going straight in, nice and easy, left side 9, up for that with picture perfect execution. That's probably the nicest way you can do. The second opponent in the big air, we know that he's got what it takes to make 2 podiums in both events here. So going straight into the left, double 10 and just going too big, crashing out. Nagu nägite, ei ole siis mul kõige paremad uudised. Täpsemalt siis Bigeri kvalifikatsioonis. Esimese hüppe tegin väga ilusa kork 9 ilusa blunt grab'iga, mille järel siis paiknesin 3. kohal. Aga kuna me nägime, et üks britt, kes tegi duplat, sai päris kõrge skoori ja minul on dupla kahekordne kork, siis üpris mugav trikk. Siis otsustasin, et võiks selle teisel rannal ära teha. Aga seekord ei läinud kõik plaanipäraselt. Sai natuke liiga palju hoogu, mille tagajärjel siis maandusin hüppest päris kaugele, natukene külili. Ja huvitav oli see, et tegelikult ma ei maandunud nagu nii hullusti, et esimene kokkupuude maaga tegelikult ei juhtudki midagi. Et peale seda, kui ma mööda lund libisesin, siis läks sealt niimoodi, et üks uuski jalga ja siis see oli parem jalg. Ja siis libisedes jäi see parem jalg kuidagi lollilt lumme kinni ja sealt sai siis põlv korraliku paugu. Algus oli siuke veider, et nagu põlv oli korra veidras asendis, vähemalt ma nii mäletan. Ja tegelikult ma ju tõusin omal jalal püsti, sain ise mäest alla. Ja nagu väike veider valu ja natukene paistes oli põlva, aga tegelikult mitte midagi hullu. Siis ma sain kõnnida, ma sain trepist üles alla väga ilusti. Samamoodi vaatasid üle seal Soome, Sloveenia ja USA füsiod. Kõik ütlesid, et põlv on üpris stabiilne, aga nad kindla peale midagi öelda ei saa, sest põlv on natuke paistes ja see nii-öelda kaitseb põlve. Kuna ma teadsin, et niikuinii ma niipea veel suusatada sellise põlvega ei saa, siis otsustasime tagasi koju tulla.
igaks juhuks MRT teha. Ja siis jõudsingi koju. Ja MRT vastus ei olnud nii positiivne selles mõttes, et oligi eesmine ristatiside oli puru ja võib-olla ka meniskil on väike rebend. Seega nüüd ei jää midagi üle, kui opile minna doktor Mihkel Marna käe alla ja seejärel ootab ees 9 kuni 12 kuud taastusravi. Aga mis seal ikka, ju siis pidi nii minema ja äkki saame tulevikus teada, mille jaoks see hea on. Et selles mõttes hea on see, et kuna ma lõpetan 12. klassi, siis saan nii-öelda rohkem aega panustada õppimisele. Aga kehv on see, et see hooaeg on minu jaoks lõppenud ja tõenäoliselt 2026 olümpiale ma ka välja ei jõua, kuna lihtsalt füüsiliselt ja ajaliselt ma ei jõua neid norme ja asju ära täita. Lisaks mul ei ole neid kõiki trikke ka, mida ma tahaks osata. Aga mis seal ikka, selles mõttes nüüd on võimalus tugevamana ja paremana, targemana tagasi tulla. Samamoodi korraks võtta natukene aeg maha. Ja siis järgmine hooaeg tulla tugevamini tagasi kui ealisena. Ja siis algab uus olümpiatsükkel. Et 2030. aastani on siis uuesti aega. Et saada siis uus võimalus. Aga sellest olümpiale kõik, et seal vahepeal on ka 2 MM-i. Siis muidugi tahaks võistelda maailmakarikaetappidel. Nii et tegelikult ei ole kõik läbi. Lihtsalt kahju, et see olümpia vahele jääb, aga ju siis pidi nii minema ja on millegi jaoks hea. Eks saame teada. Ja täna on siis tegelikult viimane päev, kui saan veel nii-öelda normaalselt trenni teha. Eesmärk on olnud tugevdada põlve ja põlve ümber olevaid lihaseid, esireit ja tagareit, mis siis neid on vajalik tugevdada, et pärast toppi oleks parem nii-öelda taastumine, et need reied nii-öelda ära ei kärbuks, sest esimesed nädalad on ikkagi suht passiivsed need lihased ja pluss kui jalg on tugev ja põlv on nii-öelda rahulikum, et ei ole nii paistes, siis on taastumine ka parem. Nii et naudin veel seda nii kaua, kui ma saan normaalselt rattaga sõita ja nii harjutuse teha ja siis saab seda uuesti tegema hakata kuskil 6 kuu pärast. Nii et vaatame. Aga tänan, et vaatasite vlogi lõpuni ja näeme juba järgmises vlogis, mis tuleb siis peale oppi. Nii et vaatame, mis sellega saama hakkab. Ei, ma ütlesin, et sa saad kõndida. Aga nad ütlesid, et näevad ikkagi tooli proovida. Proovida või? On esimene katse. Saad katse ees. Küll naljanumber, näe. Kas sa oled kaasa või?